Meie tiimi ideeks on teha masin, mis eraldab õhust lämmastikku ja veeldab selle. See masin on vajalik just nimelt selleks, kuna laborites kasutatakse palju vedelat lämmastikku, siis saaks seda koha peal mugavalt toota. Demonstreerin lämmastikku siis. Et lämmastik on meil siin vedelas olekus. Et õhus on teda 78% ja siis teda veeldatakse. Ja miks lämmastik kasulik on sellepärast, et ta aurustumisel toodab meie jaoks külma. Ja mis see tähendab siis seda, et me saame lämmastikku kasutada näiteks kudede või muude biomateriaalide kiirkülmutamiseks. Algne plaan sündis meil energia salvestamisest, kuid koolituse käigus muutsime plaani lihtsamaks ja praeguse idee järgi oleks eraldiseisev suur masin, mis ühenduks vooluvõrku ja eraldaks õhust lämmastikku ja veeldaks selle. Ja veeldamisprotsessi käigus eralduva soojusenergia saame omakorda ära kasutada maja tarbevee soojendamiseks. Seda sama lahendust saaks kasutada igasuguses biotehnoloogia laboris, mida isegi Tartus on kümneid ja kümneid. Teostamine iseenesest ei ole väga keeruline, kuna sellist ideed on ka varem järgi proovitud ja kõik komponendid on näiteks interneti kaudu tellitavad. Nii et põhimõtteliselt tuleb vaid masin kokku panna. Praegu arvestasime välja, et masina eluiga on umbes 15 aastat, võib-olla ka rohkem ja selle jooksul saaksime me rahalist kokkuhoidu umbes 13 000 eurot ja energia kokkuhoidu umbes 60 megavatt-tundi, mille arvelt jääks siis põlevkivi vähem ahju ajamata.